seljakotid selga. Pärnul on siiralt hea meel, et üks tuntud ja tunnustatud kaubamärke koos kõige sinna juurde kuuluvaga Grillfest Heatoidufestival on Pärnus tagasi. Et see on üks asju, mille eest me oleme saanud väga palju märkusi paari-kolme aasta eest, et terve rida tuntud ja tunnustatud kultuuriüritusi Pärnust olid vahepeal lahkunud. Ja tegelikult ma söandan öelda, et tänaseks on nad praktiliselt kõik tagasi tulnud ja Grillfest oli võib-olla üks viimaseid nende hulgas, kelle usalduse võitmiseks meil läks natukene mõnevõrra kauem aega, aga mul on siiralt hea meel, et tänaseks päevaks me oleme kokkulepet sõlminud ja mis on eriti oluline minu jaoks see, et tegemist on tõepoolest juba olulise sellise rõhuasetuse muutusega, et mitte lihtsalt grillimine, mis on iga selline lemmiktegevus suvel, vaid tegemist on ikkagi Heatoidufestivaliga hoopis sellise laiema tähenduse andmisega sellele festivalile. Ja teisest küljest on seal terve rida võistlusega noortele välja pakutud ja kolmandaks käisin ka Türil vaatamas sel aastal seda Grillfesti ja seal oli tõepoolest minu jaoks uskumatult palju rahvast, nii et see on märk sellest, et see on ka rahva hulgas ja see ongi kõige olulisem oodatud ja tunnustatud üritus ja mul on hea meel, et sellega me saame alustada Pärnus suve veelgi varem, kui me seda sel aastal tegime, vähemalt nädala-paari jagu. Ehk siinkohal saan öelda, et suvi Pärnus hakkab järgmisel aastal vähemalt 8. juunil, kui on Grillfesti avapäev ja kõik pärnakad, kõik külalised on väga oodatud. Ma usun, et see Pärnu selline laiem miljöö, mida Pärnu linna ja looduskeskkonnana pakub, on tõepoolest üks kadestamisväärsemaid ja justkui rosinaks selle peal on Grillfest Pärnus, nii et tere tulemast kõik!